Happy Vlogmas! Head 1. detsembrit, jõulud on ametlikult käes ja ma mõtlesin, et ma proovin teha Vlogmassi. Mul tegelikult tuli see mõte juba 25. novembril, siis ma olin valmis juba nagu sellel päeval hakkama mingi videosid vorpima, aga ma hoidsin ennast tagasi. Igatahes ma praegu olen nagu üli excited, et seda teha, sest et ma niikuinii iga päev, nagu selles mõttes ma ei tee iga päev ägedaid asju. Aga ma arvan, et võib-olla selles ongi see Vlogmassi võlu, et see on nagu lihtsalt selline toores elu ja kõik ei ole nii nagu fun ja äge, kui võib-olla pealtnäha alati tundub. Ja siis jah, ma kindlasti õhtul vihkan ennast, et ma selle otsuse tegin ja Vlogmassi hakkasin filmima, sest et ma pean seda kõike monteerima. Aga jah, I'll do my best. Mõtlesin, et me võiksime tänast alustada siis minu advendikalendrite avamisega ja üldse nagu ma mõtlen, et võiks tegelikult nagu iga siis video algus nagu avada siis neid advendikalendreid. Mul on neid 4, võib-olla tuleb üks juurde, ma ei tea veel. Mul eelmine aasta oli Tuglas oma ja nagu Tuglas enda oma ja mulle väga-väga meeldis ta oli nagu normaalse hinnaga ja seal olid nagu päriselt sellised tooted, mida ma nagu kasutaksin. Nii et ma vaatan, kas ma hakkan teda soetama veel või mitte. Igatahes hakkame pihta siis. Esimene on meil Bear Bells. Ma isegi ei tea, mis maitsed siin on. Okei, siin on see caramel and cashew, cookies and cream, creamy crisp, peppermint bar. See on see uus on mega hea. Salty peanut. Okei, mulle need pähklite omad ei meeldi, sest mulle ei maitse pähkli või. Soft bar caramel choco. Okei, siin on ainult 2 maitset, mis mulle ei meeldi. On see peanut caramel ja salty peanut, aga noh, siis ma saan nüüd anda kellelegi teisele või jätan Silverile. Kus see esimene on? Siin. Ma ei tea, ma panen teile nagu niimoodi. Nii, kus tuli? On ju tõika 1. Jah, ma vaatasin äkki on 7 2. Okei, ta käib nii raskelt lahti. Hüüs ära. See mulle maitseb. Paneme selle ära nüüd. See on creamy crisp. Väga hea, sest ma saan ta kooli kaasa võtta. See on täna koolipäev. Järgmiseks siis Red Bull. See käib siit lahti ka veel. Oota. Ups. See näeb nii offa välja, oh my god, mulle nii meeldib see pilt siin peal. Nii fun. See on jumal. Ta on päris raske. Ei hakka valetama. Kus see number 1 meil on siis? Kus on pime või? Siin üleval. Kuidas ma ta lahti peaks teema? Siit vist. Ei peaks just teiselt poolt. Issand. Nii, ma täiega tahaks seda uut Winter Editionit, aga ma praegu näen, et siin on vist Watermelon up. Miks siin raske? See on see Fuji Apple. Ma ei võin seda, nii et saab siis täna ka. Selline. Kas teile maitseb see? Minu meelest see on üks selline maitse, mis on nagu väga 50-50, et osadele nagu väga-väga maitseb see ja teistel on see, et nagu no. Ma olen täpselt kuidagi keskel seal, et mul vahepeal isutab ta järgi, aga üldjuhul ma pigem valin mingid muud maitsed. Nii, Benefit. Ma ei tea, kas ma Benefitiga esimese kastikes avasime. Minu meelest, ja siin ei ole mitte midagi sees. Seal oli see mini ripsmedušš. Mul oli seda vaja ja siis ma juba, kuna ma filmisin seda avamist ka, siis ma võtsin ta selle ära ja siin oli. Minu meelest ühte numbrit veel ei ole, sest ma võtsin juba ära ta. Aga meil on Kiehl's. Mulle täiega meeldib selle välimus ja mulle muidu hullult meeldivad just nende karbikestega nagu advendikalendrid, aga siin on üks suur aga, kui te näete, siis milline ta välja näeb. Mul kukkusid need kõik numbrid välja ja ma ei oskanud neid tagasi panna ja siis see on nagu täielik. Jah, et nagu ta näeb selline mul praegu välja. Ja võiks vähemalt mingid numbrid nagu taga olla, mille järgi ma saaks orienteerida, kuhu nagu mingi see käib, kui mul peaks selline asi juhtuma. Hydration in the Clouds. Selle kalendri puhul siin on nagu need
nii-öelda mingid vihjed selle paki peal ka olemas, et ma mõned tooted juba arvasin ära, mis nad on. Ma tegin ka avamist. Aga muidu minu meelest ülikool näeb välja. Veits meenutab isegi Harry Potterit mulle. Ma ei tea, kas ta ongi nagu selline temaatika, aga näiteks see asi on minu meelest nagu full Harry Potter. Nii, mis ma näen siin? Ta näeb nii kena välja. On ju, tumesinine. Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Kas ta on siis nagu näokreem? Ta on öökreem. For plumped young looking skin. Ma ei hakka praegu veel enda nahka rikkuma sellega, et ma teen mingeid full noorendavaid asju, on ju. Nii et meie tänane advendikalendrite saakis on isegi tõusnud selle Redbulli panin lõppude lõpuks. Nojah, ongi kadunud. Nagu päriselt. Kuidas ma nii igu olen? Siin. Nii. Meie tänane advendikalendrite saak. Kusjuures minu meelest on nii hea, mul on nagu üks söögi ja üks joogikalender olemas, et see on nagu iga päev mingi hea snäkk varuks võtta. Igatahes, lähme siis päevaga edasi. Ma arvan, kõndima kohe. Ja siis kõigepealt teeme ühe tee. Väike reality check, minu köök näeb praegu välja selline, nii et peame selle enne kõigepealt kord tegema. Ma olin täiesti ära unustanud, et toome selline välja näeb. Nii et paneme nõudpessu. Ma tegin eile tegelikult vahvleid ka ja ma saan seda hommikusöögiks süüa. Mul oli nii palju alles neid. Täiega head tulid, mulle väga meeldis. Ja siis teeme teed. Mul on selle köögivalgusega mingi jant nagu. Ta peaks käima siit nupust, on ju. Aga taga on see, et nagu ma vahepeal panen ta käima ja siis sa saad nagu, kui sa hoiad peal, siis ta läheb heledamaks, kui sa hoiad nagu uuesti päevast, ta läheb uuesti nagu nii-öelda tummimaks see valgus. Ja siis vahepeal ma panen ta käima ja siis tal on mingi juhtmete, ma arvan mingi error või mingi ühendusasi, sest et ta lihtsalt nii-öelda läheb kinni ja siis ta enam lahti ei tule. Siis ma nagu, valgust ei tule lihtsalt enam. Ja siis ta läheb lambist mingi 3 tunni pärast või vahepeal isegi mingi 20 minuti pärast uuesti käima. Ja siis ma olen ka nagu mingi okei. Ja ükskord reast oli niimoodi, et mul hommikul jälle ei läinud see käima ja see läks siis käima, kui ma olin juba Tallinnasse kooli nagu läinud, bussis olin. Ja siis mu emme mingi kirjutab, et Marie, kas kõik on korras, kõik on hästi? Sest ta arvas, ma olen nagu kodus või et Silver on kodus, aga ei, ta läheb nagu ise käima vahepeal ja see on nii annoying, sest ma tahan vahepeal siin süüa teha, et siin nagu valgust oleks, aga no ei ole ju. Nii et see on veidi selline. Ma tegin endal TV just valmis ja täna on 1. detsember, mis tähendab seda, et me saame lõpuks seda jõulusoojust proovida. See on Põhjala Teetalu tee. Ma hoidsin nimelt seda 1. detsembrini, sest ma ei tahtnud nagu varem, ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et võib-olla on see nagu jõulufeeling veel intensiivsem, kui ma natukene ootan. Nii et, oh my god, see on isegi tekstikene. Su teevalik on nii suurepärane, et isegi cringe kaalub jõulude tähistamist. Love it. See on siis marjatee ja ma tegin just selle lahti, selle näeb nii hästi. Üldse minu meelest nende Põhjala Teetalu teedega on see, et kui sa ühte proovid, siis ega sa tavalise selle poeteini tagasi ei taha minna. Mul on praegu mingi Rimi kummeli tee, mis seisab kapis. Ja need sa ei saa isegi võrrelda, sest üks on nagu reaalselt kvaliteetne tee ja teine on selline okei. Et teeb oma asja ära, aga see on mingit elamust sellest ei saa, aga minu mõelest nagu, jah. Igatahes, miks ma praegu mudin seda, mulle keegi Instagramis soovitas, et kui sa nagu mudid oma teepakikes, siis need maitsed tulevad nagu paremini esile. Nii et seda ma teen nüüd. Ma ükskord mudisin tugevalt, et mul see vaarikas münt läks katki, see teepakikene, aga nüüd ma teen natuke nõrgemalt. Nii. Ma tahtsin teile näidata enda uut küünalt ka, mis Sillu mulle ilustis. Mul praegu on see mingi Sinsei oma see gingerbread cookie. Ta on nagu hea, aga kuidas ma ütlen? Ta ei ole võib-olla nii intensiivne, kui võiks olla. Kui ta nagu põleb, siis natukene tuleb seda cookit, aga minu mõelest ma pigem võtsin ta lihtsalt välimuse pärast. Aga me käisime eile seal Tartu jõulumaal, mis on Raekojas, ta on vist jõulumaa nimeline, on ju. Ja siis
seal oli üks putkakene, kus olid siis erinevad mingid käsitööküünlad, kingitused, ma ei tea, nahahooldustooted, kreemid. Ja siis seal olid need köösikodu küünlad ka ja siis me võtsime sellise. See on talveõhtu, apelsinkaneel ja vanilje. Mõtlesime, põletame koos seda nüüd esimest korda. Selline tähtis sündmus on ju. Aga siis ma vahetan lihtsalt selle välja, panen selle kööki või niimoodi, et ta on just otsakorral ka mul tegelikult. Aga jah, seal oli musta ja läbipaistvat ja siis sellist kuldset, aga mõtlesin, see kuldne nagu oleks selline eriti pühade vibe. Nii. Nii on ju. Paneme ta meie tendile nüüd päkapikka siin ilma selleta. Näeb väga armas välja ju. Ma olen viinud prügi välja ja siis lähme teeme väikse kvinnitiiruga. Tuli nüüd jalutama. Rõdu pealt tundus ilm nagu tunduvalt parem, aga see tuul on nii jäine. Nii et ma veel mõtlesin, äkki ma panen nagu täna õhemalt riidesse kui muidu, sest et tundus reaalselt selline sügisele ilm. Aga ikka jah, et ma õnnelik, ma panin soojalt riidesse suhteliselt. Aga mul nüüd viimastel päevadel selle asi olnud, et mul nagu mul oli mingi nohulaahne toode ja siis ma nuuskasin päris palju nina ja nüüd veresooned kihtidega nagu nõgenenud, ehk siis nüüd mul viimastel päevadel nagu kogu aeg ninast jooksnud. Üks märkasin reaalselt 5:30 täppi pealt selle peale üles, et ma tundsin, et nagu midagi sooja voolab mul ninast alla ja see oli veri lihtsalt. Ja nüüd ma ka nagu hakkasin kõndima ja siis ma tunnen lihtsalt nagu mingi poole tee peal, et ninast hakkab verd jooksma. Õnneks pink oli kõrval, et ma natuke istusin, mis sai enam-vähem asja korda, aga ei ole üldse nagu tore. Igatahes, ma jõuan varsti koju, siis sätin ennast korda, võtsin juba bussipileti ära ja siis 13:30 bussile peame jõudma, siis lähme Tallinna. Meil on täna Rentaalierist läbi ja siis mul on koolitund ka. Meil on tegelikult täna nagu koolis mustaleiva seminar, aga ma räägin sellest pärast täpsemalt. Nii et jah, lähme koju. I'm freezing! Ma olen nüüd Tallinnasse jõudnud, ma ootan nüüd oma Bolti. Ega väga midagi erilist vahepeal pole toimunud. Ja nüüd ma tegelikult lähengi siis Rentaalieri. Mul pole õrna aimugi, millist kleiti ma tahan. Minu mõttes on alati, ma valin seal nagu välja selle, et e-poes valin ühe kleidi välja ja siis kui ma käin koha peal, osutub valituks hoopis midagi muud. Nii et ma olen avatud raamat selles osas, aga ma ootan ja otsin oma Bolti praegu. Nii et first things first. Me oleme nüüd Rentaalieri jõudnud. Ootame. Ma leidsin e-poes neil, nende lehe peal nii palju ilusat leite, nii et ma ei tea nüüd, kuidas ma peaks valima midagi. Oh my god, vaadake seda. Ja no vaadake, kui suur valik igasuguseid leite. Ma olen hulluks lihtsalt nii ilusad. Ja kellele oatmeals meeldib, siis siin on oatmeals ja igasugused muid ka. See on nii kena, täiega festiv. Ja kellel on mingi koti error, siis siin saab kotte igasuguseid aksessuaare ka laenutada, mis minu meelest on nagu nii tark. Look at that. See on minu meelest nii cute. Vaadake, bling bling. Ja kellele Noora Ail meeldib, siis siin on Noora Aili valikud ka. Nii coolid, jumpsuitid. See on meil siis esimene kleidi variant ja mul siin tunne, et see läheb kohast nagu, ma ei tea, see kuidagi näeb nii ilus seljas välja. Minu meelest see sulg on siin nii vahva. Et jah, love it. See on mu teine valik siis. Ta on minu meelest nii äge see dekolteelõige siin. Ja jällegi suled. Valik muutub väga raskeks. See on mul nüüd tegelikult 4. valik ja mulle väga-väga meeldib see, aga kahjuks on need püksid veits nagu kuidagi suured, hoiavad veits imelikult. Aga muidu ta oleks kindel võit ja mul olnud, nii et ma arvan, et ma kiidustan selle esimese glitterkleidi kasuks. Käidud! Alati nagu Rentaalierist lahkudes on nagu mega positiivne tunne ja selline rõõmus meel. Et kusjuures seal koha peal oli ka minuga samal ajal tuli üks tüdruk kleiti proovib, kes tahtis laenutada jõulupalliks. Ma mõtlesin, et miks minu ajal ei olnud nagu
selles mõttes näiteks põhikooli ajal, kus mul reaalselt olidki jõulupallid ja asjad, miks siis ei olnud Rentaaleri veel, sest et ma mäletan, et mul oligi see, et ma mingi täiesti nutsin, sest et mul ei olnud kleiti jõulupalliks ja no ma ei hakanud ju, ma ei unusta, et ma isegi ei leidnud kuskil midagi ilusat ja nüüd on see, et sa lähed Rentaaleri, proovid 10 kleiti, kõik on ilusad ja see valik on nagu meeletult raske, aga kuidagi sa selle valiku ikkagi teed. Nii et ja ma tegin ka täna. Ma ei tea, kas ma näitan teile, ma ei näita teile, ma ei räägi teile, milline see nii-öelda valituks osutus. Ma arvan, et võib-olla said ise juba aru, aga kui ei saanud, siis näete järgmises vlogis. Igatahes, nüüd ma lähen kooli, sest et mul hakkab vähem kui tunni aja pärast kool ja siis ma kõnnin ka selline 20 minutit käest. Ma lähen nüüd Nova majasse, meil on seal see kinosaal, meil on täna Mustaleiva seminar ja August Sabes tuleb meile rääkima. Nad on vist, kui ma ei eksi, siis meie eriala vilistlane on üks nendest liikmetest. Seega ma arvan, et tuleb väga huvitav. See Mustaleiva seminar, põhimõtteliselt mis see Mustaleiva seminar on reklaamikatel, siis äkki oli see kord kuus esmaspäeval, siis selline asi, kus meil käiakse lihtsalt, on mingid külalisesinejad justkui. Ehk siis seekord on sellised. Eelmine kord käidi minu meelest rääkimas meile Cannes Lionitest, mis on siis nii-öelda Cannes'i festival, aga lihtsalt reklaamidele. Et minu arust nagu väga silmi avardav ja äge võimalus on nagu loodud reklaamitulungitele. Nüüd mulle väga meeldib see, aga lähme Novasse. Kusjuures see maja minu meelest nagu alguses see oli nagu täiesti labürint, ma ei saanud mitte midagi aru. Nüüd on vaikselt juba selgemaks saanud, aga ikka see võtab nii võhmal ühest maja otsast teise jooksmine minu meelest. Meil see tehakse. Kas see on küüslaugu või või? Jaa. Küüslaugu või ka leib. See on see Muhu leib vist. Muidugi on Muhu leib. Lebest. Tere, minu nimi on Andreas Org ja ma olen pärit sealt kaugelt Võrumaalt, täna otse tulin siia. 89 EAP-d, siis öeldi, et 90 peab olema, et saada seda. Vastasin, okei, mul ei ole enam varianti. Ja siis ma läksin oma elu peale ära. Ja siis ma tegin mingi kodulehti vahepeal ja siis tegin tööjõurendifirmat ja siis see kõik läks alla siin COVID, sõda ja igasugused ametkonnad ja siis ma mõtlesin, et tohi, ma olen näiteks customer support'i chat, kus ma näen, mida inimene enne kirjutab. Siis on nagu väga äge vaadata, mida inimene tegelikult mõtleb. Siis ta kustutab selle ära, siis ta kirjutab mulle. Siis ma vaatan, ja siis tegid no selline mingit näidet on võib-olla rohkem pähe, aga ta nagu vihastab seal ja kirjutab sulle mingi väga inetult. Siis ma näen, kus ta ära kustutab ja siis vaatan viisaka. Ja siis, aga sellest ei ole midagi. Ise ka vihastab all. Läikivad ja siuksed, nagu tänapäeval on korvpalluritel, sellised suured toobikad, kõik kõndisid 3 pakki. Suur tänu! Kõige paremad ja ka ajas vastupidavad on need igapäevased. Teised olid teits üle pingutatud või mitte nii mugava lõikega. Ja Olavi Lepp, Swedbanka peadirektor. Vaatan praegu seda kirja, Vello 42 osales kasuloengutes või? Olav, nüüd oled sa lõpuks ometi kirjutatud Eesti kultuuriajalukku kuldse caps lockiga, kõrge 5. Meil sai just loeng läbi ja omg, see oli nii äge. Ma ei ootanud üldse midagi sellist, nagu mul veits olid sellised kahetsed tunded enne seda loengut, sest ma arvasin, et mida põnevat ikka veel teada on. Aga meil tuli Olav Osolin veel rääkima ja üldse see kogu kompott oli nii vaimukas ja nii hea vaimu. Siin tunnen, nagu ma oleks mingit stand-up komedit vaatamas. Üldse oli nagu hästi põnev kogu seda backstory't asja näha. Ja ma praegu vaatan, et meil on siin all mingi üritus ja mu riided on garderoobis, nii et ma ei tea, kuidas ma need kätte saan, oh my god. Võtsin just Issi-Kullerilt suppi endale, emme oli teinud, moodan ma seda nüüd maha ja siin on vist mingid muffinid ka. Et see on siis selline tavapärane asi
kui nüüd see Sillu läks kaitseväkke ja ma üksi jõuan õhtul hilja, näiteks täna, mis ta ongi, kell on 11:30, jõuan koju, et siis ma lihtsalt ei jõua puht füüsiliselt hakata veel midagi nagu korralikku süüa tegema, et siis on väga armas, et emme niimoodi teeb ja saadab mulle. Igatahes lähme nüüd koju. Mu köögilamp otsustas siiani mitte töötada, seega sellise valgusega peate praegu leppima, aga vaatame, mis meile siin söögiks toodi. Ette ja emme tegi teile piparkukki ja ma sain 2 piparkukki, väga nunnu. Siis sellise mingi väärtevõiga või? Igatahes võiga või ja tilliga leivakene ja siis frikadelissupp. See on ümber läinud. See on siis mu tänane õhtusöök. Näeb hea välja. On ju. Ma panen nüüd endale mingi mõnusa video kõrvale ja siis ma hakkan sööma. Aga ma arvan, et ma tänase vlogi lõpetan ka sellega, sest ega ma rohkem midagi ei tee. Hakkan seda vlogi monteerima, postitan loodetavasti täna ja siis lähen magama. Nii et jah, homseni. Tšau.